sellepärast ja selle üle, et Valtu kool, teie kallis kool, oli alles ja direktori juhtimisel kõigiti nagu tõusutee koguni sammas. Kui meie maal märatsesid saatanlikud jõud, kes hävitasid põlised Eesti talud, kes külitasid tühjaks mõnedki külad, siis üks viimase aja ettevõtmisi pimeduse jõngritel oli see, et nad püüdsid sulgeda kõiki väikseid koole, et lõigata läbi lastel sidet, mis oli neil koduga, kodukülaga, koduasula kultuuriga. Valtusse ei õnnestunud, sest kooli direktor, samuti kolhoosi esimees oli sellel nagu müüv vastu ja koos teiste ärksamate inimestega õnnestus Valtu kool säilitada. Ja kui me nagu selle üle järele mõtleme, siis peame ka selle eest olema tänulikud. Valtus on varem olnud palju usklikke inimesi, olen poisikese põlves Valtus liikunud ja tean. Need inimesed palvetasid mitte ainult enda, vaid ka terve Valtu eest oma laste pärast ja see oli ka nagu nende palve müür, mis oli kaitsmusega. Valtu kooli olen teile selle eest tänulikud. Niisiis teil oli suur rõõm tulla oma kodukatti ja tervitada Valtu koolimaja. Nad mõtlesid tänatundega ka õpetajatele, aga võib-olla eriliselt tuletasime meelde endist direktorit Osvald Ellermaad, keda panime kuulda mõni aeg tagasi, kes oli, nagu keegi ütles, külaskool. Praegusel piduliku hetkel me ei saa teisiti, kui tuletame teda meelde selle sooviga, et suur Jumal igavikus tasuks temale tema vaeva ja hoole, mis ta on näinud Valtu ja Valtu laste tähtpäevamisel tulemus. Niisiis, ja piiblisõna ütleb, tasub kõige kõrgemale oma tõotused. Kui te täna tõotate elada kristlasena, siis tõepoolest, elage nii. Ja kui juhtub, et satute valele rajale, tulge tagasi jälle sellele õigele kristlikule teele, sest sellele teel üksik on vaja Kristus. Ja kui te siis nii teete ja tõesti tahate kristlastena elada, siis ma võin siit anda teile kaasa ka, võiks öelda, absoluutse garantii. Piiblisõna ütles, lüüa mind appi kitsikuse päeval, siis ma tõmban su sellest välja. Ükskõik, millega ta elus ka ei kohtuks, missuguse raskusega või murrega elu neid kokku ei viiks. Teid jääb nüüdsest peale saama Jumala tõotus, ma tõmban su sellest välja. Tunnistagem siis ise südame ja suuga avalikult Jumala kogu sees usku, mille peale meid on ristitud ja mida te olete tundma õppinud. Meie usume Jumalasse, kõigele väelisesse, Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilma ei tulnud neid siin maailmast,
tahtmist rõhutada selleks, et tõesti nõnda võiksid elada ja käia väsimatus palves issanda armuandeid, Jumala sõna ja saakramenti ustavalt tarvitada, siis kinnitage seda üteldes veel kord ja. Rahu Jumalise pühitsegu teid läbi ja läbi, et kõik, mis teil on, vaim mingi saaks vaimuma Jeesuse Kristuse. Rahu Jumalise pühitsegu teid läbi ja läbi, et kõik, mis teil on, vaim mingi saaks vaimuma Jeesuse Kristuse. Rahu Jumalise pühitsegu teid läbi ja läbi, et kõik, mis teil on, vaim mingi saaks vaimmatult Jeesuse Kristuse. Rahu Jumalise pühitsegu teid läbi ja läbi, et kõik, mis teil on, vaim hinge ihu saaks hoitud laitmatult Jeesuse Kristuse tulemisel. Rahu Jumalise pühitsegu teid läbi ja läbi, et kõik, mis teil on, vaim hinge ihu saaks hoitud laitmatult Jeesuse Kristuse tulemisel. Rahu Jumalise pühitsegu teid läbi ja läbi, et kõik, mis teil on, vaim hinge ihu saaks hoitud laitmatult Jeesuse Kristuse tulemiseni. Aamen. Issand, et te pole ustav surma, siis ma annan sulle elu. Meie palve. Kõige väärne Jumal, alastaja Isa, me täname sind, et sa neid inimesi oled seni armuga hoidnud, kes kord nagu linnikesed lendasid välja valatu voolist nagu pesast. Nüüd on läinud aeg mööda ja nad on tulnud täna tagasi tänuga ja rõõmuga vaatama neid lapsepõlve koduradasid, aga ühtlasi ka Jumal sinule tänu tooma lapsepõlve eest, kooli hea eest. Selle mineviku eksimuste raske sabata, oma jõukeeles meie põlvitame palutuseks. Kõige vähemini Jumal alastaja Isa, mille varne pakku inimene tunnistab sinule alati üles, mis ma mõtte sõnale teoole teinud ja millega mina sinu vihane mõttuse ajal etavesti, küll aga oled kibeda kannatanud ja surmakas, ole sa mulle vaesele pakutuse tõuse vahel.
see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Seda tehke iga kord, kui te sellest joote minu mälestuseks. Me põlvitame ja palvetame Jeesuse õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sünnigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev, anna meile andeks meie võlad, nõnda kui meie andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Iga kord, kui teie seda leiba sööte ja sellest karikast joote, kuulutage Issanda surma, kuni ta tuleb. Issanda rahu olgu teie kõikidega. Issand, tõstku oma pale sinule ja andku sulle rahu.
kaks esimest tähte kreeka sõnast Kristos, need on, meenutavad natuke vene tähte, kreeka keele tähte, ja kaks palvetavat kätt sinna poole. Ja all on siis katke Kristuse opastamisest. Ja kus teile?
Kõige väiksemad oled lihtsalt. See räägi ei ole tõsi. Ei, palun, sätti või käinud. Ei, sellest ei tule. Ainult 2 pida. Siis tuleb teine rida. Ega nüüd omale nüüd teine ole. Näed, need norme. Siia minu poole. Tema ka teeb, jah? Kes aktuaalsest kaamerast vaadata tahab ennast, see vaadake siia. See kostab välja ka mees, sinu tahab 3 taamisel. No seda ma kauk räägin neid. Väikene kenakene. No näe, no teine asi, nüüd vastame ära. Oled nii pisike, et sina pead nüüd ettepoole minema. Võtame nii palju laiaks, et ühtedest ära mahu. Näimale vist, et tegid ritt. Lapsed, täna on teil Tallinna linna õpetaja, annate tunde. Kes peab uudud korralina ja kes on? Täna on päris palju õpilasi, täna puuduvad Suugiri Peeter, Matlik Taave, Smith Valdi, kes ta oli nüüd? Uue nimega on Joosipbergi Ennermanni, siis ja ei. Tüvit Edgar, Almariga. Jah. Klassi puhul. Praegu on teil eesti keele tund. Ma loodan, et kõigil on tähed selged. Kui ei ole, siis palun. Siinpool on tähestik. Loeme selle kõik kooris valju häälega ette. A, E, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Ö, Ä, Ö, Ü. Kuidas tähed veel jagunevad? Kes teab? Suured ja väikesed tähed ja täishäälikud ja kaashäälikud. Kuidas nendega on? Missugused tähed need seal on? Need on väikesed tähed. Väikesed tähed, õige istub, väga hea. Millised nendest on kaashäälikud? Kes nimetab? Keegi ei tea. Oi, kuidas ära unustad. Mati. Mati, kui õpetajatest tõustakse püsti. Ma olen juba ära unustanud. Tuletame meelde, mis on kaashäälik. Kaashäälik on niisugune häälik, mida ei saa häälega ütelda, vaid peate koos teise tähega ütlema. On teil kõigil meeles see esimene laul, mida te esimeses klassis õppisite? Ja küll eesti keele tund on läbi. Meie kiisul käinud silmad. Ja meie kiisul olid kiinud silmad, sest ta tegi. Istus metsas, käinud otsas, kutsus lapsi lugema. Helle. 4. Istub õige. Kui palju on 7 korda 9? Kes teab? Palun. Kui palju on 6 korda 5? Nii palju kui vaja.
tahaksin pilte. Palun. Kuna minu kutse tagumine kõik on täis kirjutatud, siis võtke üks tühi. Mis sa kostad? Ise tahavad veel daamid olla. Tahavad veel olla perekonna emad ja tõmbavad suitsu. Ma ei ole elu sees ühtegi suitsu suitsetanud. Ainult 13-aastaselt panin koos teiste pikkadega suitsu näkku. Ja ei saanud põlema. See on kõige halvem aeg, kui üldse suitsu tõmmata. Ma ei saanud seda põlema tõmmata. Ma ei osanud seda põlema tõmmata. See on õige jutt, õpetaja. Oleks pidanud siis, kui ma suitsetama hakkasin, oleks pidanud tee juurde tulema. Aga kus sa siis olid, kui sa suitsetama hakkasid? Restoranis. Aga mina olin välis. Tema unustas näo maha ära. Siis ma oleks saanud tulema. Ja kuidas jälle sina, kuidas sa ometi suitsetama hakkasid? Mis pärast? ma ei ole selgeks saanud, et ma õpin ennast. Selgeks on, siis ma Mõtlesin, et siis ma rohkem enam ei tee. inimene mõtleb oma juhiga mõnema. Noh, nüüd läheme edasi ka. Nii, nüüd teeme väikese vaheheidutuse. Tõsime püsti. Nii, käed üles. Alla. Üles. Sirged käed alla. Üles sirged käed. Alla. Nii, nüüd koha peal teeme väikest jooksu. Aga mitte nii, et kõik tulevad hästi vajussed. Need käsid on meie all ja neid on inimesed otseselt kõik. Nüüd edasi keerame oma kaela natukesest sellikud kangeks ja nagu te kirjutate. Ühele poole 4 korda ja teisele poole 4 korda, siis sellest aitab. Ja nüüd see tund on siis need Vahel. Nüüd hakkame jalutama väikselt. Nüüd läheb see avastub paika. Ka. Ja nimelt, et teie seas on mitu meie kooli lapsevanemad, siin Kalevi 3 tütar, on kõik meie koolis käinud või käivad. Mati 2 last on mõlemad. Üks lõpetanud, teine käib ja 3. me ootame. No, me kannatame ära. Urmase üks poeg on lõpetanud, üks õpib praegu. Rohkem ei ole. Ja tema ise õpib iseenda jaoks. See on kõige raskem asi. Sest meie hakkame ikka jälle, Kalev, miks sul on õppimata, mis sa ei tegid, miks sa kodus, miks sa seda satte vaatad nii palju. Ja vaata sedamoodi edasi, et poiss ei kuula mitte midagi. See õpetaja ikka räägib nii, eks ole, ema räägib kodus ka samamoodi ja sellega poiss nii harjub. Aga kui sa ütled Kalevile, kuule Kalev, mis sa mõtled tulevikus teha? Kahju, et ma pidin sulle 2 panema. Aga noh, kui sa nii tahtsid, las siis olla 2. Ja Kalev hakkab hoopis rohkem mõtlema, kui niimoodi seda serveerib. Ühesõnaga, õpilased ka sellest aru ei saa. Ikka see vana nagu poesabas, et kui laps ei ütle tere või midagi pahandust teeb, et siis kus see kool peaks olema, et lapsed ei ütle tere. Siis Taimi vist oli ükskord küsinud ühe käest, et kui teab, kui see ema ja perekond siis on, kes oma last tere ei õpeta ütlema. Tähendab, see murrang nüüd toimub ja see on üks raske koht, tähendab nii praegu kooli elu süda lihtsustatud programm on jõudnud 6. klassi ja sellega siis vähemalt niisugune äärepealt normis õpilane peaks saama 3 eest hakkama. Ja see suur kõrge teadus, mida koolis juba 8 klassis, 9 klassis koolis püüte anda, see ei õigustanud ennast mitte kusagil teisest. Sest see on esimene. Kõige vahepeal oli see, kui tädi
jalgari. Siin käib mingi võru. Meie peale ka. Täpselt seda palju 1+1. Aga minu peale. Sinu peale võib-olla vahest keratasin ka aega, ma ei tea. Seal viimane klassi. Siin sai ju matemaatika soolist eksamit teha. Jaa, õpetajate toas. Ja vene keel ka. Üleval tegime vene matemaatika kirjalikku ja kirjalik. Ja siin see kaks. Sellepärast, et ma tean, Toomas ja Urmas kõik olid väljas ja minu need tuleb valmis. Mina jätsin puhtalt ümber kirjutamata matemaatika. Siis lööd muidugi õpetajad kätte, eks teis mängid palli, kui me ei saa ju teada. Ja sain sellest 3 ja siin vastasin küsimused, et Petris pilet, ma ütles 5 kaua minema, nii nagu pileti ja ma tänan väga, et te mind kutsusite ja mulle kutse saatsite. Kõigepealt siis aitäh. Ja teiseks oli selle kutse peale kirjutatud, et te tahate täita mingisugust sellist pimedat aega, mis teile nagu kooli ajal õpetamata jäi. Ja mina valisin siis selleks pimedaks aukoks tänase teema, mis on seotud tänase päeval. Nimel on pakume Toomas täpselt nii. Tõepoolest, ta saab sellel sügisel 90-aastaseks. Teie käisite usinasti kõik leeris ja ma arvan, et kirikuõpetaja teile kõigile leeri õpetuse lõppedes andis ka ühe raamatu, mis anti 70 aastat tagasi teie vanaemadele ja vanaisadele. Selle raamatu on koostanud Rapla kirikuõpetaja Jakob Liiv ja selle trükiaasta on 1923. Selles raamatus on kirjutatud kõik, mis tegelikult te nüüd pühapäeva koolis oli leeri õppuse ajal teada saite ja vaatame, kuidas te siis selle koolituse kiriku juures siis läbi viisite. Ma vabandan väga, et ma kirikus ise ei läinud. Ja nimi oli Joosep Liiv. Ja sellepärast ma vaatangi, et kui usinad õppijad te olite. Kõigepealt küsimus teile. Millises ilmakaares asub Rapla kiriku alt? Õpilane Ants. Aitäh. Nii, mida ütleb Reet? Millises ilmakaares asub? Idakaares. Jaa, täiesti õige. Ja kindlasti teile öeldi, miks on idas, sest meie kõik tahame olla valguse kummardajad ja meie läheme valguse suunas ja meie taha jääb pimedus. Ja kui kirikuõpetaja teile ütles, et issand, üks õle sündis ka idamaal ja idas ja seetõttu on altar ehitatud alati idamaal. Nüüd küsimus, mis iseloomustab Rapla kirikut väliselt? Mis iseloomustab? Mati. Kahe torniga kirik. Väga õige. Ja mis siin kirikutornide tipus on? Ristid ja istu. Te teate, et need ristid on kullatud. Ja kullatud on sellepärast, et kuld ei roostata mitte kunagi. Kas nad on meil siis meeles? Need 10 kristliku kasvatuse põhimõtted, millele teile täna anti õnnistus. Sest kui te olete nüüd läbi käinud leeri kooli, siis peate teie omaks võtma tegelikult selle kristliku elulaadi. Kui te täpselt uurisite ja lugesite, siis tegelikult nii ta peaks olema. Nii alustame siis. Kes püüab lõpetada esimese käsu? Nii, palun Reino. Mina olen sinu Jumal ja minu kõrval ei tohi olla sul teisi jumalaid. Teine, palun Reet, ütleb püüdikud juba kohal. Ära võtta Jumala nimi ilma asjata suhtes. Oli nii? Jaa, täiesti õige, sest ta mõtleb siit
selles ja seetõttu me ei tohi ka kunagi öelda niimoodi, issand jumal, nagu ma praegu ütlen, seda me ei tohi. Nii, kolmas, Mati, vabandust. Ma olen ära unustanud, see on nii ammu, kui ma käisin, ma ei käinud täna. Ma käisin üle 10 aasta tagasi. Nii, Ellen. Sina pead pühapäeva pühitsema. Väga õige, pühitse pühapäeva, sest pühapäevane töö ei too rikkust juurde ja vara, vaid ta on kõrgtöö, mille pühapäeva inimene, ristiinimene, mööd teha ja rohi. Jumal tegi tööd. Liit, palun. Ei puha. Jumal hakkas pihta pühapäevasest päevast. Jumal lõi pühapäeval valguse. Sellepärast öeldakse, et on päikseline päev. Austa oma ema ja isa. Isa ja ema. Käsi hästi käiks ja sa kaua elaksid maa peal. Õige. Nii, 5. käs. Ära tapa. 6. Ära rikku abielu. 7. Ära varasta. 8. Ja ülekohut oma ligimese vastu. Ära imusta ligimese naist. Oda, nii, kui te nüüd vaidlema hakkate, siis õpetaja võib teil näidata piibleid alates 18. sajandist kuni viimaseni välja ja see... Me õppisime Luteri Nii, ei tohi sa sirutada kätt poja, vara, udulõjuste, ümardaja ja nii edasi vastu. See on kõik on õige. Te olete täiesti tublid õpilased olnud. Ja ma tahaksin lõpetuseks lugeda teile ühe tähendussõna. Seda tähendussõna täna ma teile ei selgita, sest erikoolist läbi käinud peab selle tähendussõna endale ise selgeks tegema. Ja see kõlab siis niimoodi. Jeesus ütles, vaadake ette ja hoidu kahtmuse eest. Ükski ei ela oma suurest varandusest. Ta jutustas, kellegi rikka mehe põld oli kasvatanud hästi vilja. Ta mõtles iseeneses ja ütles, mis ma pean tegema, mul ei ole paika, kuhu seda mahutada. Aga varsti leidis ta nõu, seda ma teen. Ma kisun aidad maha ja ehitan suurema. Sinna koguma kõik vilja ja vara ja siis ütleme oma hingele, hing, sul on suur vara pandud kokku mitmeks aastaks. Ole nüüd rahul, söö, joo ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles talle, sina meeletu, sel samal ööl nõutakse sinult su hing, kellele jääb see, mida sa oled valmistanud. Nõnda on lugu sellega, kes kogub endale vara ja ei ole rikas Jumalas. Matteuse 6. raamatus öeldakse selle peale, ära kogu endale maa peal vara. Me võime koguda ainult endale vara, mis mõttes ja mis tähendusel. Ja tänase selle kokkusaamise lõpuks, kuna teie olete täna kõik ära õnnistatud ja olete siia tulnud, siis ma igale ühele ütlen lihtsalt niimoodi, et tere tulemast, et te tulite. Nii, palun, et te Tartu kooli ikka leidsite teed ja hea meel teid on näha. Siin ma näen ühte noort kenad naist, keda mina ei ole õpetanud, aga väga meeldib, et te tulite ka oma vanasse kooli. Nii, palun. Nii, palun, Reet. Öeldakse, kes halba meenutab see silm peast, aga mul tuleb teiega nii palju asju meelde, sest ma olin siis ka oma meelest väga noor ja loll. Ja ma lihtsalt hävelen nii palju siin asju, et lihtsalt pelgagi tore ja tulge edaspidi jälle nii palun, andsin meile. Aha, siin ma näen keegi. Nii, palun. Ja Antsu ma ei tunneks ealiski ära. Raske oli ajalugu õpetada, mul oli hirmu higi peal, kuidas see protesteeris inneti ja kõige pärast. Et aga õpetaja ei pani sellise vastuse eest 5 ja õpetaja pani, aga et miks mina ikka nii mina küll ei mäleta. Me koostasime ühe väikese ankeedi, millele tahaks teilt kõigilt vastuseid saada ja selle
ankeedi me jätaks nagu siis pärast koolile siia, aga noh, õhtul hiljem teeme sellest siis väikseid kokkuvõtted ja see ankeet on selline, et algul hakkab ta ikka selle ametliku küsimustega. Teile tänane päev ja üldse see aasta teile väga mitmel moel tähtis. Kõigepealt, kes juba on või kes saab, enam-vähem selle aasta seisu kõik 40, on ju nii? See on minu klassid, teised on natuke nooremad. Nii et see on üks tähtis verstapost, mis vajab ikka meenutamist. Ja teiseks, nagu te ise oma kutsekaardil ilusasti kirja panite, et sellest päevast, kui te saite kristliku veerisakramenti osaliseks, olete ühesõnaga leeris käinud, loete end täiskasvanuks. Tähendab, et see 40 aastat keskeltläbi, mis te elanud olete, selle aja siis jõudsite küll üht kui teist teha, hulk aastat töötada, kes ühe, kes kahe ja rohkem koha peal, mõni juba vanemaks saada, mõnel juba juuksed halliks minna ja selle aja jooksul võiks paljugi neid saavutusi näppude peale üles lugeda. Ja mille pärast ma teid kiita väga tahaksin? Tahaksin selle pärast kiita, et teis on selline tugev ühtehoidmise tunne. Ja olgu see grupp, kas või niisugune väike grupp, kus tõesti inimesed hoiavad väga ühte ja ühest ja teine teisest Eestimaa nurgast ikka kuidagi moodi saavad kokku. Vaat niisugune rahvas ei sure. Arupärimiseks kaapa. Ma ei tea, praegu ei ole midagi ütelda. Soovin seda siis elus, palju õnne ja limpukene vaate hälestuseks. Nii. Mandi käest küsin ma niisugust asja. Mis suur mure vaevanud sinu südamet, et ta peamisi ainult teeb? Mis mure on? Et see terve elu on üks mure. Mure otsas. Aga üldiselt sa peaks oma eluga rahul. Ei, rahul küll. Perekond ja... Ei, seda küll, ega see selle juuksed on niisama ka ei hallinud, selle pärast nii suuri mure just olema. Seda on hea enda rahustusest tagasi kuulda. Aitäh. Alustuseks vahepeal juba natukese pidasin ennast natuks hiidlasteks, aga mis aeg edasi väga rohkem ma tunnen, et ei olegi hiidlane maailma kriisi. Juured hakkavad end meelde tuletada. Jah, kummaline, mida aeg edasi seda rohkem tunnen. Oli tore tulla. Tänase päeva. Ja kõlan kohe jälle. Kas sa oled jälle oma eluga rahul? Tööga ja midagi muud ei jäägi sinna. Lapsed maksavad ka eest ja palun. Ma süütan sulle siin kätt ka. Noh, Kalev poiss. Sa juba tukkusid väiksest. Minul on Kalevist väga hea tähesüda ära. Kaleviga me oleme käinud ekskursioonil niimoodi, et mina muidugi oma klassiga ja Kalev kui bussijuht. Ja kui tore oli oma klassi poisiga käia ekskursioonil, nii hästi tema hoolitses minu eest, pani mul õhtul kõik telgi ilusest üles ja nii tore, ole niisugune tore poiss edasi. Kalevi buss on nii kallis, et tega enam ei saa. Kallis on üleüldse kallis. Teed sa oma 10 000, et teised mis tahad sellega? Järgo Toomas. Mina Toomas on fotomees ja kinomees ja muidu tore mees ja
Tõnul on üks, sa vaatad, sa pornograafia tegelikult. Aga ikka võiks. Kustiga. Kuidas parimitida või seda? Eks te näete ju täna, kes ikka vastu aukub ja kas rumalad küsimusi küsib. Kohe lood olid ära toredad lood. Selle koha tiite mulle meelde. Iganes. Ja palju õnne. Soovin teile siis ka omalt poolt veel kord palju õnne täiskasvanud saamise puhul. Ja mis puutub nüüd sellise matemaatikasse, siis juba direktor rääkis siin, et liiga palju on seda pahna teile omal ajal pähe aetud ja ei, ükskord üks ei olnud pahna. Aga noh, seda muud niisugust ja valel ajal, vales kohas ja vale asja ja esmal on ka sellest süüdi muidugi, aga programm oli ees ja selle kohta öeldi, et programm on jumal, seda tuleb täita. Noh, ja raamat oli ees ja ega minul ei olnud ka midagi muud teha, kui pidin selle raamatu järgi teile lugema. Aga mis puutub nüüd sellesse Euclidese teoreemi, mida te nii kangesti tuletada meelde tahate, selle kohta ütlen ma niiviisi, et nii palju, kui neid raamatuid vahetati, oli iga kord Euclidese teoreem teistmoodi. Tähendab, tõestati kord nii, kord naa ja sellepärast on ta teil meelest ära ka. Nii. No aga kui me nüüd läheksime selle Euclidese teoreemi juurde ikka natukene lähemale, siis ma küsiksin teie käest, et mida te sellest täisnurksest kolmnurkast üldse mäletate? Missugune see täisnurkne kolmnurk on? Üks nurk täis. Poleks lõigatud. Ja vaat see on ka õige. Nii, täisnurkne kolmnurk on siis selline kolmnurk, kus üks nurkadest on tingimata täisnurk. Kuidas nimetati neid külgi, mis moodustavad täisnurka? Ma olen ikka teid hästi õpetanud. Nii, aga see kõige pikem. Noh, jumal, siis me oleme juba peaaegu või selle Pythagorase teoreemi. Kuidas siis oli Pythagorase teoreemi sõnastus? Prima, ja kuidas see sümbolites oli? Aga kus seda kasutada saab iga päev? Jaa, nii, noh, ja kus seda siis kasutada saab? Siiamaani kasutada. Mina olen siiamaani kasutada. Ei ole kasutada. Direktori provokatsiooniline küsimus. Saab kasutada. Miks ei saa? Saab. Näiteks kui sa teed majale sarikaid peale. Ehitusest saadab. Sarikas on täpselt hüpotenuus. Ja kui sa tahad teada saada, kui pikk ta tuleb, mõõdad ära pool lage ja ongi käes. Tähendab ka praktikas saab rakenduda. Jah. Niisiis, A-ruut, B-ruut, võrdub C-ruut. See oli täiesti õige. Mina olen siis ühesõnaga hästi õpetanud, kui teie seda mäletate. Nii, läheme siis Euclidese teoreemi juurde. Ega me ei hakkamati tõestama. Kallid sõbrad. Ma olen väga liigutatud, kui sain teie kutse. Ja tõesti, kui ma siia kooli õpetama hakkasin, siis ma olin esmajoones, olin põllumees, aga mitte õpetaja. Olin rohkem töömees, ehkki ma tahtsin õpetajaks saada ja ainult õnnestus mul üliõpilastega vist 10 praktikat ära pidada ja siis ma värisesin täpselt samamoodi. Nii nagu värisesin teie ees, kui ma teie tundi läksin. Sellepärast, et üks asi on ikka kodutööd teha ja täiskasvanud inimesi juhendada, kui praegu teid, noori inimesi. Oli vist eelmine klass oli, mitte teie klass ei olnud. Aga seda ma tegin ära. Ja siis hirmus külmäsi novembrikuus mõtlesin, kuidas ma vähki kätte saan. Siis läksin ärku järke. Võtsin kõrasti püksid ajast ära ja läksin sisse ja
ja püüdsin 3 vähki ära ja ühed panid siia laua peal, teised panid siia, need lobisid ringi. Ja siis otsusin tõukud just oma juurde ja ütlesin, et see saab 5, kes võtab pilku. Aga ühtegi 5 ei saa. Nii et ikka niimoodi läks see asi. Nii, ma usun, et ega geograafias ka eriti palju ma teid ei suutnud targaks teha. Aga ma püüdsin teile rääkida, mismoodi see maailm välja näeb ja missugused riigid on. Ja kuna õppeprogramm pidi teid tutvustama iga riikidega majanduslikku, mitte ainult loodusega, vaid tol aeg oli peamiselt seotud kapitalismi ja sotsialismi vahedega ja kogu selle majanduspoliitikaga. Ja Maari Kalorial on ja ei saab teid õieti õpetada ja oleks pidanud sellele vähem tähelepanu pöörama, vaid oleks pidanud just niimoodi tegema, et näidata, kuidas on need inimesed ja mis maa neid ümbritseb, nende ajalugu puudutama ja siis oleks teil palju huvitavam olnud need tunnid. See on juba röövööd, eks ole. Seda küll, aga kui nad kõik tahavad, et nad tunnistavad, üüre vähem, ei ole ka nii kaua, kui ta annab meile kuulajaks, nii kaua pole meil saada võtate õigust nõuda ja kui tema niisugune laul meil natuke vähe. Õpetajad vanaks Raudkaeb istuda võib-olla isegi Rapla maakonna kõige tunnustatum õnnevistri kõrval. Ja teises suhtes ka veel niimoodi, et mõned mehed on mingid eeldused ja kui tema tunneb need õiged vigurid ära, kuidas seda õllest ikka kõige paremat kraadid, kõige parema maitse saab välja võluta, siis ta on tõesti see õige mees, kes peaks vahetama praegu bussijuhi ametit tingimata õllemistri ametisse. Ja tema saaks praegu tõesti kuulsamaks mehed. Praegu sa veel kuulus ei ole, aga varsti see saab. Ja sellepärast kuulsa mehe kõrvale ma praegu istun. Vähemalt ma saan minu arvates mäletada, et ma kunagi selle mehe kõrvale istusin veel teolauses. Ei ole. No võtta, see on selge. Ja. Täpselt ei. Kuidas? Kuidas veidi, kas see siis oleks rääkinud? Täpselt samamoodi. Kui ta oleks ka õige. Aga praegu õigest õlut ei vastu. Kahjuks väga paljud kutsutud õpetajad jäid tulemata. Aga noh, kui aeg läheb edasi ja saame uuesti kokku, et nad tulevad. Aga Osvaldit ei ole enam tulemas. Mul oleks palve, mälestame teda. Sööndaks tõsta esimese toosti meie kõigi terviseks, kes meid kokku olema ja et me ikka veel kokku saaks. Tervis! Kuidas mina sain klassivanem olla. Ma täitsin teisi neid ühiskondlikke ülesandeid, siis oli meil Jakob Kunderi nimeline pioneerimale. Ja me
muutus sinu nime Malev Svetlana. Aga ma arvan sellest pioneeriajast seda rääkida, et meil kuidagi väga ühtselt hakkas 4. klassis see pioneeritöö edenema. Ja kõige tähtsam töö oli sellal selle rühmapäeviku täitmine. Selle pealt rehkendati neid ilusaid punkte ja küll meil tüdrukud tikkisid ja joonistasid seda päevikut seal. Siis edasi läks, järgmistes klassides, siis läks ikka teisele alale ka see värk. Käisime vanarauda kogumas hobuserampega ja vanapaberit, aga tänu sellele vanarauale sai siis meie rühm ka lõpuks 7. klassis võitja rühm, kes selles pioneerirühmade võistluse võitja oli. Igal aastal sai siis nimetuse ja meie tänu sellele, et meile sealt töökoja määrd Linamäe Ats lubas neid proomikraktori kilpe, et need on kulunud ja et kui teil ikka poisid puudu on, et võtke, siis need on rasked asjad. Ja hobune jõudis nad ära vedada ja siis tänu sellele me võitsime selle võistluse ära ja meile anti siis kumma sellel spordiväljakul üle Olga Lauristini nimelise rühma nimi. Ja punaste kaantega. Aga järgmisel aastal sügisel oli juba lood sedasi, et meist pidi saama komsomoli klass, aga komsomoli klass meist ei saanud. Sellepärast, et mina ei hakanud komsomoliks, Valdi ei hakanud ja kes veel oli? Peeter. Tõuske püsti. Mina olen ainuke siin, võite mind nuhtama hakata. Ma rikkusin teie traditsiooni. Nii, see on nii väike killuke sellest pioneeri ajast. Aga nüüd täike julgesti neid ankeete ka, ehk siis pärast oleme sealt, mis teile, kellelegi on meelde. Sul tuli see iva vähemalt välja, mul ei tuli seda ka. Kui ma 5 aastat tagasi rääkisin teile, tahaks minna Venemaale või kuhugi mujale. Metsa poole kidu. Aga need ajad, need imelikud tulevad talle vaatama, et kõha jumal, kui on tapnud. Kus mets? Polegi maja. Nüüd ma olen väga õnnelik, et ma sinna läksin. Töö on jälle südamelähedane. Kollektiiv on meil hästi tubli ja tore, kõik me saame väga hästi läbi, kõik teevad nagu ühe mütsi järgi. Ühesõnaga laga, nagu metsapunkt jätab maha või niisugust hästi meil ei ole tõesti, endal silm puhkab ka peal, kui oled selle metsa teinud ja nina tõuseb ka üles, vaata, minu käes on ka sinna mängu pannud. Aga minu meelest kooli ajal ma olen siin pingsalt mõtelnud, mis oli kõik ilusam aeg. Oli ju kooli ajal. Härra Teets vahepeal rääkis, et õpetas meil geograafiat ja õpetas vale koha pealt. Minu meelest oli kõigi parem tund. Ükskord ta rääkis ju seda, kui te mäletate, kuidas need kapitalistid on organiseerinud endal seafarmid ja sigade tapmise ja kõik kasutatakse ära, ainult kisa ei oska nad kuhugi panna. Ja kooli ajast kõige parem moment on see, kui meie tädi küsis Kalevi käest, et kuule Kalev, miks su nägu nii punane ja kõrv nii punane? Kalev ütleb, et ma jäin kõrvu pidi ukse vahel. Võtaks selle Kalevi kõrva terviseks, siis teeks selle jutule ümmargise lõpu. Ei, mina pean mõned teised liituseks ütlema. Tema õhutusel või ühesõnaga Tiidu Rõise loodusarmastus või looduse vaatlemine, kõik see
ma pidin ostma talle taimemääraja, seepärast et ta käis mu järel nagu uni, mis taimis on, aga kus mina teaks, mis taimid on. Ja siis ma olin sunnitud talle taimemääraja ostma ja muretsema, et ta saaks neid taimi sisse tundma õppida, mis siin valkus kasvavad ja see oli igatahes väga tore asi. Urmasiga oli kellega tirisime, ma esimest korda nägin üldse elu. Väldamine, matkamine. Igal pool, kus saab jõudu kasutada. Füüsiliselt enda jõudu, mitte kellelegi kasutada, kellelegi alga teha, seda mulle meeldib. Aga lihtsalt enda jõudu proovile panna. Vaat see mulle meeldib. Ma ei oska rohkem midagi. Jutumest tuleb nagu olnud. Ütleb nii kaua. Jälle ütleb hea sõnaga. Kas sa laulumist ka veel oled? Vast pean natuke viit veel. Ma lõbu selle truuli tean kindlasti. Vaata, mind ättajad ükskord oli mul nii äppi. Mina jätsin vattu või? Muidugi, pandi meid lava peal kahekesti laulma, sina läksid. Ei olnud, Suurgi Peetriga oli, mina laulsin, Suurgi Peetri vaatas peal. Vastu tegi. Mina pärast laulsin oma selle häälega, mis üldse viisi ei pea ja sina kõrval ja... Just mul olid sõnad meelest ära läinud. Mul juhtub kõik. Kalevil läks kõrv punaseks. Jaa. Puna läks muidugi, nii kui vähe. Tähendab, minu mõttes tiitles kõrva kohta nagu toosti ja rahvas nagu ei reageerinud. Kalev ütles juba teise toosti. Võta see õllepruuli ülesse siis nüüd. Ma lõpus õllepruuli ja hõissa ja hõissa. Ma pruuli õllud lauluga hõissa ja hõissa. Kui õlluvaadis mahutab hõissa ja hõissa. Siis tead, et marstina valmis saab, siis juua saab. Meid õllu alati koosutab ja kõikidel terviseks ma. Ahoi! Vaat sina oled Jumal ja mina olen ja kõik väravad postid ma pikali ja. Vaat sina oled Jumal ja mina olen ja kõik väravad postid ma pikali ja.